2010. aastal teatakse Nordiat kui väikest laenupanka, mistõttu algab Nordia repositsioneerimine suureks kodupangaks. Sel hetkel puudub Nordial selge sponsorluspoliitika. Toetatakse Nargen-festivali, looduse aastafotot, Gerd Kanterit, noori sportlasi ja ühekordseid projekte. Kõik on küll väärt ettevõtmised, kuid Nordia kuvandil puudub selge fookus. Järgnevad 5 aastat on teinud Nordiast kodupanga, mille bränd ja kommunikatsioonikeel eristub selgelt konkurentidest. Sponsorluspoliitikast on saanud oluline tööriist ja just kultuur on see, mis annab Nordia kuvandile sisu. Kõik algab 2011. aastal, kui Nargen-festivali kõrvale lisandub filmimaailma suursündmus PÖFF. Egiidi all Põhjamaade suurim filmifestival, Põhjamaade suurim pank murrab kultuuriaineline kommunikatsioon esimest korda ka majast välja. Juba esimese koostööaasta järel teab Nordiat PÖFFi peasponsorina 31% kogu turust. Veelgi selgem kultuurifookus võetakse 2012. aastal. Samal ajal avaldab Nordiale riiklikku tunnustust Eesti Vabariigi kultuuriminister, pärjates panka tiitliga aasta kultuurisõber. Seejärel ilmub rida reklaame, mis seovad Nordia kõik kodupanga suuremad tooted erinevate suurteostega. Lisaks luuakse PÖFFi ja Nordia koostööd reklaamivad teleklipid, mis ühendavad panga ja filmimaailmad. Selle asemel, et pühenduda sotsiaalmeedias finantsuudiste ja nõuannete vahendamisele, alustatakse Facebooki lehel 5 tärni laiemalt kultuurisoovituste jagamisega. Eesmärgiks anda tugevam hääl ka väiksema eelarvega sündmustele. Ettevõtmise jätkuks lansseeritakse järgneval aastal kultuuriveeb. Tänaseks on Facebooki kontol pea 5500 ustavat jälgijat, kes on viimase poole aasta jooksul reageerinud meie postitustele 66 000 korral, võimaldades meie sõnumitel sel moel jõuda üle 500 000 inimeseni. 2013. aastal luuakse koostöös korporatiivklientidega kliendiürituste raames filmitreiler Ilmar Raagi imaginaarsele filmile Tagasitulek, mida esitletakse PÖFFi lõpugalal. Sellega pälvib Nordia Kuldmuna reklaamiauhindade üritusturunduse kategoorias. 2014. aasta algab Põhjamaade suurima Showcase festivali Tallinn Music Weeki lisandumisega kultuuriportfelli. Nõnda jätkatakse panustamist Eesti loomemajanduse ja kultuuriekspordi laialdasemasse arendamisse. Ja kui 2012. aastal kasutas PÖFFi piletisoodustuse saamiseks oma krediitkaarti 368 Nordia klienti, siis 2014. aastaks kasvas see arv 1233-ni. 2014. aastal hakkab Nordia nime kandma ka Baltikumi kõige suurem ja kaasaegsem kontserdilava, Nordia kontserdimaja. Nõnda jõutakse kanalitesse, mis muidu oleks mõeldamatu. Nordia nimi kõlab pea kõigis kultuuriuudistes. Ametlik meediakajastus on kontsertimajaga seoses circa 10 korda kuus, moodustades 4,6% kogu Nordia meediakajastusest. Arvo Pärt on helilooja, kes on mänginud Nordia erinevates tegemistes olulist rolli. Tema albumid on leidnud jõulukingitustena tee klientideni ning temale on pühendatud ka Nordia suviseid kontsertvastuvõtte. Seega on Nordia alates 2014. aastast pärdipäevade peatoetaja. Kultuurilembeliseks ettevõtteks pole kasvatud ainult väliselt, vaid ikka koos oma inimestega. Paralleelselt suurürituste toetamisele on kõik ettevõtte sisesed üritused pühendatud kultuurile. Suvepäevadele pealkirjaga Valgete ööde filmifestival loovad töötajad lühifilme ning toimub Nordia bändi filmimuusikakontsert. Suursündmusteks kujunenud Nordia aastakonverentsid on samuti pühendatud kunstile. Pintsliga tõmmatud pank, Kumus, luulele, lugudesse kirjutatud pank Vene teatris. Rääkimata sellest, et Nordia töötajad löövad kaasa vabatahtlikena festivalide korraldamisel. Kõik nimetatud ettevõtmised on samuti pälvinud tunnustusega Kuldmuna reklaamikonkursil.
Lisaks sellele mängib kultuurivaldkond rolli ka klientide tänamisel. 2011. aastal korraldatakse Aarne Maasiku hajanäitus, kus Maasiku fotod leiavad oma koha kõige olulisemate klientide juures. 2012. aastal aga kingitakse võimalus olla Kaido Ole, kuldmuna pälvinud interaktiivne maal. 2013. aastal leiab aset heategevusprojekt, mille käigus saavad rahastuse 3 Eesti kultuuriinimest. Omaette kultuurisündmusteks on kujunenud ka Nordea kontsertvastuvõtud. 2011. aasta üritus on pühendatud Eesti Film 100 aastale ning selle keskmes Grünbergi filmimuusika. Alates 2013. aastast saab alguse sari Nordea instrumentaalgala. Väikestele rahvusriikidele nagu Eesti, Läti ja Leedu on kultuur eluline osa identiteedist. Aktiivne tegutsemine kultuuriväljal on kasvatanud nii Nordea spontaanset tuntust kui reputatsiooni ning seda vähenenud eelarve tingimustes. Kui 2010. aastal oli Nordea spontaanne tuntus 58%, siis 2014. aastaks oli see kasvanud 77%-ni ja seda 30% vähenenud turunduseelarve juures. Nordea reputatsioon kuldkliendi segmendis oli 2014. aastal 7,1. Samas oli see Swedbankil 6,8, Seebil 7,2 ja Danskel 6,7. 20% kuldklientidest seostab Nordeat kultuuriga. Ja mis kõige tähtsam, oleme rikastanud Eesti kultuuriruumi ning julgustanud inimesi väga erinevatest kultuurisündmustest osa saama.